Uppunut elustatakse täitsa tavaliselt, nagu elustamine ikka käib, et kindlasti esimene asi, mida siis abiline peab jälgima, on see, et uppunu oleks kindlal pinnal, et teine või siis veel tähtsam asi on eneseohutus. Mitte kunagi ei päästa mitte kellegi elu enda elu arvelt. Ja ütlen veel, et kui teed, ära karda, kui kardad, ära tee. Kui oled üksi, hüüa kedagi appi, kui keegi ei kuule, võta telefon, vali 112, pane telefon maha, valjuhääldi peale ja räägi häirekeskuse töötajale, mida sa teed ja kus kohas sa teed. Siis tuleb abi kiiresti. Kontrolli kannatanu teadvust, tõmba tal ühe käega laubast kõrgemale, teise käega lükkad üles suud, avad hingamisteed sellega, piilud korraks kannatanu suhu. Kui siin on mingit sodi, keerad kannatanu külje peale, pea ja võtad sodi välja. Siin peab jälgima seda, et kui uppunu on hüpanud vette, et seal võib olla tundmatud esemeid ja me peame alati kahtlustama tal ka selgrotraumat. Sellisel juhul peab selle pea pööramisega olema ettevaatlik. Kui suust on sodi eemaldatud, tuleb kontrollida igaks juhuks kannatanu teadvust. Tõenäoliselt kaua vees olnud kannatanu enam teadvusel ei ole. Kontrollida 10 sekundi jooksul käeseljaga tema hingamist. Kui hingamine puudub või on agonaalne, mis tähendab, et kannatanul võivad olla üksikud kramplikud sissehingamised, siis see on täiesti näidustus kannatanu elustamiseks. Uppunu elustamiseks pannakse käed sõrmseongusse, küünarnukkidest sirged ja täpselt rindkere keskele, rinnaku peale. Surutakse otse ülevalt alla, nii et rindkere läheb allapoole 5-6 sentimeetrit ja kiirusega 100–120 korda minutis, ise kaasa lugedes, kui see on võimalik. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30. Kui me teeme kannatanule kunstlikku hingamist, mida ilma maskita ei ole kohustuslik teha, siis kannatanu pea on endiselt kuklas, nina võetakse kinni ja pannakse oma suu kannatanu suu peale, puhutakse talle õhku kopsudesse. Lastakse välja hingata, puhutakse jälle ja hakkab 30 surumist. Kui inimene teisele inimesele kunstlikku hingamist ei tee, siis toimub ainult südamemassaaž. Igasugune elustamine on parem kui elustamata jätmine ja elustamise võib lõpetada siis, kui kannatanu hakkab hingama, kui tuleb teadvusele, kui tuleb kohale kiirabi või kui tõesti enam ei jaksa.